mine diivani peale rahulikult, hinga sisse välja. Rahunemisharjutused ja meie Kaariniga asume tööle. Nii, šabloon on selline, selle sa oled valmis joonistanud. Sellest peab siis tulema selline õilis rüütel puhkehetkel. Täpselt, niimoodi käsi põsakil natukene mõnusasti, kenad rõivad seljas. Ja. Prillid ees. Just. Nii. Ja siis teeme talle siia väikesed sellised kaunistused, eks ole. Karamellidega. Ja nendeni läheb veel aega, eks ju? Nendeni läheb aega. Kõigepealt me peame saama selle rüütlisi piparkoogi tainast välja. Käime korra rulliga sellest. Veel hetkeks üle. Nii. Nii, siin on mul natukene jahu. Nii, teen selle rulli natuke jahuseks. Hea mõte on jah. Kõrgemale tõmmata jahuseks teha. Ma pisut aitan siin. Ja. Ainult õrnalt, et ta väga palju seda jahu siia. Ja just nimelt siis niimoodi natuke õrnalt see üle käia, et ta oleks sile, sest ta on põhimõtteliselt juba lahti rullitud. Teda ei pea enam õhukesemaks litsuma, eks ju? Ta on nüüd täpselt selle ahjuplaadi suuruse küpsetuspaberi peal. No kuule, nüüd on küll väga sile. Väga ilus. Nagu jäine kõnnitee Tallinna linnas. Nüüd selle šablooni siia peale. Panen selle ilusti diagonaalis siia, et kõik... No. Just, et ta ilusti ära mahub. No mulle tundub, et niimoodi on päris hästi. Nii, natuke vajutan. Ja, see on küpsetuspaberist tehtud, siis ta ei jää siia eriti kinni pärast, aga ilusasti siin võtab platsi. Nii. Sa annad mulle pitsalõikuri praegu. Just. Sirgeid jooni on sellega kõige parem läigata. Nii, hakkan siit peale. Selle sakilisega teete sellega. poolega. Sakiline serv oleks ka päris. Jah, võib-olla. Nii, lähen siit. Just. Nii, no. Väiksed sakid saab pärast noaga kaasa. Aga ma teen siit nüüd selle. Ja. No näed, juba hakkab natuke viltu. Ei ole hullu. Ei pea nii suured püksid olema. Tõmban siia välja hopsti. Nüüd võin siit teha. Sellega on tegelikult tõesti hea rullida. Ja, sellega on hea rullida ja sellega jäävad hästi sellised korrektsed jooned. Nuga natukene võib käes väriseda, eks ju. Kus ma veel teen? Ma teen siit selle käeservaga. No nii, nüüd ma vist pean võtma ikkagi nüüd on noakord. Nii, et kus mul siit teha? Siin on natuke seda pandlakese kohta. Vaata, noaga ei tule üldse nii hästi. Ja kui sa noa paned natuke viltu, mitte... Oota, kuidas viltu? Nii või? Niimoodi. Sedasi viltu. Mitte noa otsaga, vaid... Ja, niimoodi. Näed, palju ilus on. Ja, tuleb jah, ei tule nii selline karvane see serv. Siit. Kõiki need õnarused ilusti välja. Tegelikult see on väga täpne töö. Väga täpne käsi on sul. On või? Ei värise ega midagi. Ei värise. Nii. Siin jäi see üks väike koht tegemata. Nüüd läheme siit puhvpükste juurest. Natuke... Oi. No, nii. No natuke ikka tuleb selline karvas. Ei ole hullu. Küll me saame selle pärast ära õpendada. Sa saad ära siluda ilusamaks. Mida rohkem viltu see nuga on nagu... Seda ilusam õige tuleb, ja. Võt natuke on need sellised kohad, kus ei mahu hästi seda nii... Saan hakkama või? Jaa, super. Väga ilusti tuleb. Sul ei ole sellist tunnet, oi, ma arvaks ise selle noa praegu pusserdab. Ei ole. Nii tore, kui vahepeal keegi teine. Sa oled juba nii palju neid teinud. Väga palju, jah. Nii, varsti saab see figuurikene meil tehtud. Ja siis me peame selle siia panni peale sikutama. See on lihtne. Tõesti või? Sest ta on aluse peal, siis sikutame selle panni peale üle. No vot, ma just selle pärast aga mis meil on tähtis töö on teha veel need augud karamelli jaoks, sest pärast paneme need värvilised karamellid siia nendesse puhvpüksi ja puhvvarukate. Mul on viimane see väike koht siin veel. Ma ei saa siin seda nuga väga, või ma ei oska lihtsalt nii hoida nii hästi. Ei, sul tuleb täitsa hästi välja. Siis need tuleb välja urgitseda nüüd. Nii, siit võtan selle välja. Nii. Ka siia peale. Oi, vabandust. Väga hea tainus. Sobib, miks mitte. Siit võtan selle välja. Ka siia peale. Nii, ja siit selle. Jah. Tõesti väga maitseb. Nii. Nii, aga nüüd võtame selle šablooni siit pealt ära. Ja nüüd siis saad panna, kas talle nööbikesed siia. Väikse jälje ette, kuhu see nööbirida võiks tulla. Siia, nii. Nii. Laon neid pisikesi lihtsalt siia. Mis on, need on nii tillukesed. Nii, nööbirida tuli. Pane mõnedeks, me saame pärast juurde panna. Natuke liitsun ka, et karamelliaugud ka vaja teha. Nii sügaval ei olegi vaja liitsuda. Mitu nööpi paneme? Mitu sa olid ette joonistanud? Mida rohkem, seda rohkem. Mulle tundub, et läheb 5 praegu. Nii, 4.
ja siis need õnarused siia. 5. Nii. Vaatame nüüd selle šablooni järgi, kuidas neid vot need on juba nüüd keerulisemad. Litsun selle. Nii. Ja siit panen näiteks. Ta tuleb natuke selline pool kuu. Ja, aga sa võid proovida seda ka noaga teha, kui ma proovin selle, mulle tundub, see on päris hea. See siia juba teistpidi. Nüüd hakkab juba teistpidi. Et oleks sellised nagu puhvpüksid. Just. Mingi selline või? On nii? Jah, enam-vähem. Enam-vähem, täpselt. Nii, ja need tuleb siis ka ju siit ära urgid seda, eks ju? Puhtpükse on väga tore teha. Minu meelest Reimo võiks hakata puhtpükse kandma. Nii. Eks ole. Nii, võtan need siit ära. Hopsti. Ega ei ole nii lihtne, kui suu peab ka käima, siis tahaksime hästi vaikselt täppistööd teha. Kui ilusad servad jäid. Sellega jäid, jah. Nii, siit veel natukese. Nii. Nii. Noh, kas nüüd võib panna sinna panni peale või veel peab midagi tegema? Varukatele teeks ka, kui meil veel aega on. Aga need on väiksemad, need võiks noaga teha. Jaa, aga kas sa saad neid teha ise noaga, sellepärast, et vaata Reimo ja külalised istuvad juba, ma tahaks vahepeal seal käia. Kas sa oled nõus mind aitama? Muidugi, loomulikult. Ja siis see läheb ahju ja kui ma siia tagasi tulen, siis me saame juba siis hakkab ilu. Siis hakkab ilu. Täpselt, ahi ootab juba, ahi on sooja pandud. Tore. On siin piparkoogi kujul nüüd ahjust välja tulnud. Kaarin tõi, see on tõesti tuline alles. On küpsend kontrollitud? Piisavalt. Piisavalt, nii. See trikk ongi selles, et piparkook peab olema peaaegu valmis enne karamelli sisse panema. Peaaegu valmis, mitte täiesti selline krõbe. Mitte juba kõrbend. Nii, ja nüüd siis karamelli sisse. Ma korraks näitab veel seda šablooni, et inimesed saavad aru, mida me siis teeme. Võt selline õilisrüütel, natuke käsipõsakil asendis. Meil on see lõuend nüüd siin valmis küpsetatud, mida me saame siis hakata kaunistama, et ta siis Reimo moodi välja hakkaks tulema lõpuks. Nii, oot, panen neid nüüd kuhu kohta? Selle puhvpüksi nendesse... Lihtsalt niimoodi sätingi või? Just. Eelnevalt kokku mul on lõigatud sellised kiilukujulised karamellidest. Ja need lähevad veel siis sinna ahju? Ja, need lähevad ahju nii kauaks, kuni see karamell ilusasti ära sulab. Ja jääb selline kena värvikas. No, puhvpükste siia. Mõned praod on... Mõned olema väga väikesed. Oota, äkki mul on siin mingi väiksem tükk. Vahepeal natukene kerkinud. Ka siin on väiksemaid tükke ka. No äkki jääb või? Jääb. Sest ta ju sulab pärast ära siia ilusasti. Katab ära selle kõik. Nii. See on nüüd natuke... Ilusad värvilised. On. Üksid saavad. Nii, vot see väike läheb siia väga hästi. Saad siit valida selliseid väiksemaid ja... Kuhu veel on vaja panna neid? Varukatesse ka ikka. Varukad. Me peame vaatama. Ahah, varukad ka olid seal, jah, tõesti. See on natuke vist liiga väikesed need puhvpükstena. See on ahjus kerkinud ka natukene selle teinud kitsamaks, et... Aga ei ole. Nii. Ja kui sa selle uuesti ahju viid, siis kui kaua ta peab nüüd veel ahjus olema? Ma ei oska isegi öelda, seda lihtsalt tuleb vaadata, kuidas need niikaua, kuni need karamellid on ilusasti alla vajunud, aga veel mullitama ei hakka. Selge. Aga ta jääb sellise ilusa klaaspinnana siis siia. Ma loodan küll. No ma loodan ka. Tulemust me saame vaadata, eks ju. Peaks olema. Nii. Veel kuhugi? Ei ole ju? Paneme siia natuke juurde. Jäi natukene ikka vähe. Nii, panen siia ja ühe veel siia. No, kas nüüd viid ahju uuesti? Jaa. Ja siis pärast tegeleme edasi sellega, eks ju? Siis saab veel kaunistada. No nii, natukene seda Reimot siin juba sa Kaarin oled kujundanud veidi. Ma tegin väikse alguse ära. Väikse alguse tegid ära. Nii, mis minu teha? Mida nüüd mina teen? No alusta sellest, et teed alla see püksirihma või see vööpannal. Millega? Valgega? Tee valgega. Tee valgega talle selline ilus kandiline glasuurijoon ette ja siis puista siit seda hõbedast puru peale, siis ta saab ilusa hõbedase pandla. Nii. Kingapandlad meil on juba tehtud. Võta kohe täitsa selle kausiga niimoodi puista siia. See keskele pean ju panema, eks ju? Niimoodi, et ta kataks ilusasti selle
natukene no võta see kohe kätte ja pudista niimoodi sinna peale. Ei, mul on vist niimoodi kindlalt, muidu mul läheb kõik laiali. No las ta läheb. Las ta läheb. Pärast korjame kokku. See nii käibki. Paned lihtsalt niimoodi. Kohe niimoodi jooksata. Mitte ta ei peab minema siia piirjoone sisse. Ja, ta peab selle nagu pandla kujundama. Need väikesed õbedased mummukesed jäävad just selle glasuuri peale kinni ja siis on see pandla kuju. Selge. Las nad praegu siin hõljuvad, see meid ei sega. Nii, ja nüüd ma teen selle vöö. Teen ka valgega või rohelisega või? Tee näiteks rohelisega. Rohelisega on toredam, on ju? Nii. Nii, ja teiselt poolt ka. Hopp. Hopp. Kas ma teen sees selle niimoodi roheliseks või? On toredam. Miks mitte? On ju. Ei lähe liiga paksult. No läheb nagu läheb praegu. No küll ta pärast siis vajub ära. Jah, kas on siia poole paremini teha. Nii paksult. Nii. Ja siis see šaboon tal siin ühelt poolt ma juba natuke tegin, aga tee teisele poole ka. Samasugune, jah? No näiteks. No ma proovin, sa oled selle nii ime ilusasti teinud siia. Šaboon. Reimo, kas sa armastad šabood? Muidugi sa armastad. See on ilus. Ise küsin, ise vastan praegu Reimo eest. No väga pidulikuks läks nüüd. No just. Ma tahaks selle näoga teha. Aga selleks on mul siin mikroglasuurike. Sellega saab suu teha, eks ju. Natuke keeran seda enda poole. Ma pean varukad nüüd üles tõmbama. Näitis on portree on siin eest näitis. Ja. Reimo, vaata ka siia poole, ma korra vaatan sind. Nii, väga jah. Kui ma selle nüüd kihva keeran, see küll halvasti. No ei ole hullu. Võt see on nüüd vastutus. Sa tunned teda nii hästi, et küllap seal tuleb hästi välja. Silmadeks saab panna näiteks tähekesed või hõbekuulid, kui tahad. Ja ma panen tähekesed. See ei jää siia aga pidama. Sa pead panema glasuuri täpikese alla. Pisikese valge täpikese sinna alla ja siis saad selle tähekese sinna kinni liimida. Nii, ma panen 2 tükki kohe. Nii. Just. Ja nüüd ta peaks siia jääma pidama, eks ju. Jah. Nii, hõbedased silmakesed. Mis värvi silmad tal muidu on? Heledamad. No siis sobib. Nii, aga ma teen prillid ka. Proovin või? Mis arvad? Proovi. Aga ma teen enda elu nii raskeks. Äkki ta rohelisega. Rohelised prillid. Siis on see see on nüüd küll. Nii. Jõuluprillid tulevad praegu Reimos. Äge ju, jõuluaeg ju. Muinasjutuprillid peavad olema natukene erilisemad kui päris tavaliselt. Maailm paistab siis ilusam ka. No näed küll. Päris tore. Teen ninatäpi ka valgega. Tee. Ilus. Nii, väike nina. Väga väike nina tuli. Kas on veel vaja midagi lisada, kui ma vaatan seda šablooni? Nagu ei ole ju. Ma ei tea, võib-olla need hõlmaservad või piirjooned või kui tahad. Siit. Ma teen siit natukene. Võib-olla ei pea liiga palju. Võib-olla nagu tore ka. Valge glasuuriga võib selle ilusti teha, siis ei tule liiga palju mingisuguseid erinevaid värve. Et peab ju esteetiliselt kaunis ka olema, eks, et mitte väga ülepakutud. Nii, ma lähen siit poolt. Kas on sul natuke õudne ka vaadata, kui ma teen või kordad, et ma käkin ära? Ei, üldsegi mitte. Nii tore on. Nii. Väga ilus. Kas ma võin siia ka täpid teha? Jaa, just. Tee täpid. Hopp. Sa võid sinna ka hõbekuulikesi peale panna või tahad. Võin jälle niimoodi raputada? Jaa. Nii. No, päris uhke ju. Vaata, need tumedad karamellid jäävad muidugi toredamad kui need heledamad karamellid. No see sõltub taustast. Aga praegu on see paber siin, eks ju, all selle pärast. Ta ei ole päris... Ei ole veel päris... Ta ei ole päris maha jahtunud. Las ta olla natuke, ma ei hakka teda sikutama, muidu ta läheb pooleks lihtsalt. Jaa, ei pooleks küll ei tahaks teda teha. Nii, aga ma võtan korraks neid ära ja pööran korra selle kaamera poole, et siis on ka näha. Nii, ma panen selle šablooni ka siia poole. Nii, ta peaks siis olema palun väga, sellises asendis. Selline puhkehetkel. Minu meelest väga ilus. Super tore. Sinu abiga tehtud. Prillid on toredad. Nina on mõnus. Täitsa jõuluprillid. Ja, väga ilus. Reimo, kuidas tundub? Täitsa piparroogi mäikese moodi tundub. See oleks seal.